Tere tulemast Saku tankodroomile. Saku tankodroomi motokross saab kohe alguse. Tervitus, et oleme siin Saku tankodroomi raja peal 15. oktoober. Ilmaga on siuke nii ja naa, kindlasti on mõned inimesed see ära peletanud see vihm, aga meil on paks liivarada, see võtab korralikult vihma sisse. Sellegi poolest rada on kindlasti raskem selle võrra. Liiv läheb soonde ja hakkab rohkem kiskuma ja läheb auku. Aga ma arvan, et pole hullu. Kõigil on võrdsed võimalused ja esimesed 3 saavad korralikud auhinnad, et me siin juba kuu aega isa juba hakkas inimesi läbi helistama, et kokkuleppeid tegema, et kõik see asi siin püsti panna. Viimane nädal oli kindlasti palju rohkem tööd, et kõik inimesed said midagi teha, et oleme siin leidnud sõpradele rakenduse, kõik teevad midagi, et see korraldamine ei ole üldsegist lihtne, et tahaksingi tänada kõiki võistlejaid, kes on kohale tulnud ja kindlasti kõiki toetajaid, kes on üritusele õla alla pannud, et loodame seda traditsiooni jätkata, et see aasta meil on nüüd 3. kord ja et ikkagist edasi ka kõvasti panna.
No kui ta päev läinud on? Väga hästi on läinud. Mis teeb, et hästi on? Pole veel kukkunud. No nüüd sa oled uue pilliga rajal, kuidas vahetus läinud on? Raske on, aga muid on lõbus. Mis kõige harjumatum on? See kikkel on nagu raskemal, kuigi nagu Sagaiiniega on nagu kergem tõmmata. Selle 2,5-ga tõmbub käed kohe täis juba. Aga midagi paremat ka on? Jah, jõud on suurem ja saab kiiremini sõita vahepeal. Aga kuidas rada meeldib? Ei, rada on äge, raske ja aukus. Tere! Minu intervjuu. Väga hea päev on, väga hea rada on. Mida päev läinud on? Ma ei tea. Enam-vähem start oli eelmine start oli tegelikult hea, aga kurvis panin kukkujatel otsa ja sealt peaaegu viimasena tulema. Ja elu tegin raskeks endale. Mida rada on? Rada on päris hea. Nüüd ma arvan, et on mingi 4 korda hullem kui ennem, aga... Aga sulle meeldib nii raske rada või? No parem kui sile rada. Kui liiga sile on, see on kõik kiired. Siin ikka nagu saab aru, kes on nagu päriselt hea ja kes on natuke halvem. Aga kuidas siis võimsana rattavahetus läinud on? Ma ei tea, enam-vähem. Vaikselt harjun ja iga trenniga kiirus kasvab ja tunnetus läheb ka paremaks. Mis plaaniga teil sõita? Ma ei tea, saada stardist puhtalt minema ja lihtsalt sõita enda sõitu. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son, and that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run, and I hate that I'm stuck right in between. Turn my gray skies blue. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare a nickel, I'll just keep it down. Find ways to cut the fat, hot coffee and a trotting pack. Damn it, it's so good to be alive. Heroes come to save the mess. Stole those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. Drop away to fill that cup, but anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead.
selle jaoks, et saada legendiks, üks väidab siis tuleb maale, 15 meetri pärast panna lõpekas, aga olla teaks loomuses, Uudis, Freibergs, Mati Mihelis ja Mairi Kuubol, sellist päeva. Päev algas hästi, et kvalis olin esimene, sain päris hea ringi. Esimene sõit panin puusse stardis, natukene puu tegi nõksu, arvestus kukub, aga ei kukkunud ja siis pidin tagant tulema. Kuskil poole peal äkki jõudsin esimeseks ja võitsin ära ilusa vahega, 20 sekki vist oli teise kohaga MX2-s. Ja siis viimane sõit, start oli päris hea üle puu, aga kurvis oli jube libe ja läks alt ära. Ja siis panin pikal ja tagant pidin tulema jälle. Ja kõik kulges päris hästi kuni sinnamaale, kuni Rätsepal järgi jõudsin ja siis oli raske. Et MX1-st on hästi raske liivarajal mööda saada, seal paar korda sain kõrvale, aga lõpuks sasin rattalt ära, panin pikali ja tuli leppida 3. kohaga ja kokku teine. Aga rada ja päev ise oli, ma arvan, päris hea. 1500 eurot! 1500 eurot! Esikuuliks siis teie Street Rätsep, Andor Lusko, Karli Samulis, Karel Kutsar, Erki Kaaro ja Gert Kristino. Teine päev selja taga, kuidas sa päeva kokku võtaksid? Jaa, selles mõttes väga hinge oli, et õnneks ilm ei olnud ka kõige paham, et sõitjad vähemalt ei sadanud ja rada kannatas kõik välja. Aga ütleme, et positiivne oli päev, et päeva lõpuks läks ta kõik läks paremaks, et võib rahule jääda. Kuidas rada meeldis? Rada oli töörada, selles mõttes, et mulle isiklikult nagu meeldis, et ta oli aukus ja et teine sõit oli nagu äge sõita, et oligi selline pigem rohkem otsimine ja pidid leidma õiged valikud seal ajal. Aga mis mõtled järgmiseks aastaks või vara veel? Ei oskagi veel öelda, et üritame selle hooajal nüüd saipi joone alla tõmmata, ma arvan, et rohkem võistlusi ei tule, aga vaatame, mis järgmine aasta toob. Aga näed, edu! Jah, teine päev läbi, kuidas kokku võtad tänase? No rada oli väga vinge, et tõsine töömeeste rada, et selles mõttes väga äge. Teine sõit võib-olla alguses saanud piisavalt hästi käima, et ma ise tundsin, et oleks nagu võinud paremini liine valida asju, aga ütleme, see hooaja lõpp on ikkagi praegu nagu positiivses suunas liikunud, et selles mõttes ma olen väga rahul ja tuleb edasi sõita ja trenni teha ja siis küll tuleb ka. Selline liivarada Eestis on nagu väga tihti nii tehniliseks rada ei lähe, et mis muljed sellest? No mulle väga meeldib, et mul on eluaeg siukene, kuna noorena sai parajalt Lommelis ka käidud, siis selline terav trepp ja pidurdusmaa augud ja samas nagu need, mis on minu arust väga vinge, on see, et nad on juba, ütleme, päeva algus on suured ja pika vahega lained sees, mis on füüsiliselt nagu üliraske, et selles mõttes seda on Eestis rohkem vajagi, nagu MM-il me näeme, et tehakse sellised suured lained hästi pika sammuga, mida üle hüpata ei saa, et see võtab füüsiliselt ikka korralikult võhmale, et selles mõttes siuke, nagu ma ütlesin, kõva töö. Et üldjoones päevaga rahul? Jaa, peab olema. Väga tänud ja No nii, Gert, päev läbi. Kuidas sa kokku võtad? Päris crazy rada. Jah, tegelikult üldse siia radavahetusel tulles kogu aeg vaatasin ja kerisin oma ilma, et midagi ära ei susserdaks, et ei oleks lausvihma. Õnneks sellest me pääsesime lausvihmast, aga rada oli ikkagist niiske ja ta läks väga selliseks teravaks auguks, et kindlasti oli harrastajatel oli raske päev, aga noh, top 3 sai välja antud, kõigil oli raske ja esimesed 3 said auhinnad, seega palju õnne kõigile ja minu jaoks oli okei rada, et ma teen iga kord siin trenni, et see nagu valmistab sind igasuguseks raskusteks ette, et kui sa oskad sihukest rada sõita, siis on mujal nagu väga lihtne. Ja meil on õnneks on see liivapinnas, et tuleb ihma palju tuleb ja saame alati selle võistluse tehtud. Sõitjate arvu poolest nüüd ma arvan, et see oli nüüd minu jaoks oli see 3. aasta koos teiega siin teha. Kas ma sain valesti aru või mulle tundus, oli sõitjaid rohkem kui eelnevatel aastatel? Mulle tundus, et mõnes klassis oli rohkem ja mõnes vähem. Eelregistreerimisel oli kindlasti palju veel suurem punt koos, aga lihtsalt, et kuna see ilma on sihukest mäkra mänginud ja
ja eelmine nädalavahetus oli ka Sakus võistlus, kus oli ilge torm. See tõmbas kindlasti natukene sõitjaid maha, aga pro-klassis oli väga rõõmustav näha, et meil oli 28 sõitjat oli kokku tulnud. Et see andis kindlasti asjale vürtsi juurde, stardipuu oli täis, et minu eesmärk ongi see, et saaks stardipuud täis, et keegi pealt vaadates ei taha vaadata seitsme näo seda sõitjaga seda võistlust, et puu täis, et see on nagu suurim eesmärk ja töötame selle nimel edasi. No ega siin vist ei ole midagi muud, et ma isa käest juba saime selle sõna, et järgmine aasta teeme. No teeme, teie teete, mina tulen võib-olla rääkima, aga üleüldises plaanis rahul ja väga üliäge päev. Ma arvan küll, et siin Tallinna juures on nii vähe neid võistlusi, et ongi me laskunud see meie õlgadele see asi ära teha, et siin ikkagi asjad nagu toimiksid, toetajatega on räägitud, et saaks natukene raha, et ka kiiremad mehed kohale tuleksid, et see ei ole nagu mingi tiitli peale sõita, aga ikkagist, et rahvana on äge vaadata ja kui puu langeb, siis ikka kõik tahavad nagu eespool olla. Et eesmärk ikka, et saada korralikud auhinnad ja korralikud võistlejad ja siis nagu asi on toimib, pealtvaatajatele mida vaadata. Ja minu enda sõit ka, et siis kvali võitsin, esimene sõit läks väga üllatuslikult, sain stardivõidu ees minema, vaatasin et siin korralikult pritsis seda märga liiva rullidesse, et mul oli nagu puhas tee, sain oma sõitu sõita ja järjest nagu natukene libisesin eest ära. Ja teine sõit prooviringil vaatasin, et sidur natuke libise, mõtlesin, kas ma nüüd tõmbas korra silmaruutu või silma punni, et kas ma nüüd saan lõpuni. Aga sain selle sõidu sõidetud, et ta läks järjest nagu paremaks, 3.-4. ring oli nagu pill nagu ennem. Ja siis Kahrost ja Luspost ja Kutsarist sain ka mööda lõpuks ja sain... No rahval oli natukene vist teine sõit põnevam vaadata, et saime natukene actionit ja võidusõitu pakkuda, et kindlasti kõikidele sõitjatele veel kord, nagu eelmine aasta ütlesin, suur tänu, et tulite, hooaja lõpp on käes, nüüd saate kõik puhkama ja kõikidele toetajatele ja meie tiimiliikmetele, kes siia vabatahtlikult on panustanud, kõikidele suur aitäh, et me selle tegime ära järjekordselt. Ma viskan ühe mõtte veel õhku järgmiseks aastaks, et siin mõned nädalad tagasi, mõni aeg tagasi Rudolf Kristinov lahkus. See võiks olla selline hooaja lõpp, kus hakatakse välja andma Rudolf Kristinovi nimelist rändkarikut. Ja, nüüd meil on terve talv ja suvi selle peale aega mõelda, et kuidas me seda võistlust edaspidi nimetame, et see on kindlasti hea mõte. Aga suured tänud, kes tulid ja järgmine aasta näeme jälle. Ja aitäh sulle Summer, et... Ma ikka tulen. So, Carlis, long time no see in Estonia. How's it going? Yeah, it was nice. It's always nice to come here at Saku. Gert is a good friend of me and it's nice to challenge myself again because the track is tough and this year was more soft and more bumpy, but yeah, it was good racing. Okay. We might say that Estonia is like a second home for you. It's like riding in a home soil. Yeah. When I was younger with the 85s and 125s, then mostly I came to Estonia to race, and it's always nice to come back. And I see familiar faces and many friends from a young age. So yeah, it's always cool to race here. Yes, but everyone is getting older. Yeah, for sure. But if I ask right now, you are not the professional rider anymore. What are you doing? Yeah, I'm training kids. I have my academy, KS Racing Academy, and I also bring my kids, 65 and 85 guys. So it's good for them to experience the track like this. We have some tracks like this, but it's different riders. So I give experience to them, and I also try to ride and to show because they are like fans of me as well, and I like to. That's my also motivation a little bit. If you get the invitation next year, do we see you? Yeah, for sure. Okay. For sure. This is the race. I will come for sure. Thank you. Yeah. Have a nice ride home. Thank you. Mairis, winner of the MX2 class. So this is not the first time for you in Saku, here. Actually. It is actually my first time here, and in the morning I walked the track. It was a bit tough to remember in the qualifying, so it was not my best lap. But anyways, I enjoyed the track. It was really fun. It got really bumpy, so yeah, the fun in the races was the quite important thing.
You know, the Estonians, they have a speech that from here, from that soil, the Ironmans are coming, like the Gert and the father of the Gert. And well, if you compare, take some track from Latvia, do you even have some kind of track like we have? Yeah, in Latvia we have a similar saying because of 2 tracks I can think of right now, and they also get really rough like here. But yeah, this is for sure where the Ironman is made. Yeah, I understood it today in the motos, but yeah, we have similar tracks. Yeah, like in Liepāja in Latvia, and also another track in Latvia. So yeah, we have something similar. So the season now ended for you. What's next? Yeah, the season is finished for me this year. It was quite good one, and also happy to finish with the win. But for next year, yeah, I will take a rest now, and then we'll start preparations for next year. And I think I will do the same team as this year, MX Modules. And yeah, I think this year was a good building year, and yeah, should be good for the next year and have a good speed. So, do we see you next year here? I hope so. Yeah, I really enjoyed it, and I hope to be here again next year. So be healthy and see you next year. Yeah, thank you. That's the most important thing. Have a nice day. Thank you.